Tere head kuulajad, alustame saatega sarjast Äri uus tase. Kui eelnevates saadetes on AI ehk tehisintellekt olnud jutuks natuke ja mõnikord ka natuke rohkem, siis tänase saate sisustabki suuresti AI. Rääkijateks on siiski veel inimesed. Ettevõtte Pragmatic AI kaasasutaja Andres Gavriljuk, tervitused. Tere. Ja saatejuhi rollis endiselt Glenn Pilvre. Pragmatic AI ehk pragmaatiline tehisintellekt. No millega te täpsemalt tegelete? Aga meie tegelemegi siis sellega, et aitame organisatsioone võtta tehisaru kasutusele niimoodi, et see oleks päriselt kasulik ja tulemuslik. Ja sellest tulenebki see meie ettevõtte organisatsiooni nimi, Pragmatic, sest nii kohe, kui me oleme sellega alustanud juba 4 aastat tagasi, oli näha, et juttu on palju, huvi on ka palju, tulemusi on vähe. Ja kuna mina olen sellise pikaajalise IT taustaga, ma olen selles valdkonnas juba 12 aastat, siis ma olen näinud seda varasemalt ka, kuidas siis eelnevate tehnoloogiatega, kui mingi asi tuleb välja, no näiteks seesama krüptoraha. Et palju sellest räägitakse, palju sellist haipi, tulemusi on hästi vähe ja paljud pettuvad. Ja seetõttu me kohe alguses võtsime endale eesmärgiks, et me teeme asja selgeks, me teeme tehnoloogia selgeks ja me hakkame nagu sihitult otsima just neid võimalusi, kuidas ettevõtted saavad nagu kasu teenida, kasutada seda nagu neid uusi võimalusi või seda uut tehnoloogiat. No AI tuli ikkagi massidesse ChatGPT-ga. See oli juba mõned aastad tagasi. Kas see on siis ikkagi see ajajärk, kust teie sina tundsid, et nüüd võiks mingisuguse uue käigu sisse panna? Või juba varem? Seal hulgas, aga me oleme AI-ga tegutsenud või tegelenud natuke varem ka. Sest muide, kui me võtame tehisaru nagu valdkonda, see ei ole üsnagi uus valdkond. No, see on olnud seal juba mingi 30 aastat. No, küsimus, et me nimetame tehisaruks või tehisintellektiks, eks ole, et see keelemudel on just see uudsus, mis täna on nüüd tulnud. Absoluutselt. Tänapäeval tavainimese jaoks või tavaäriinimese jaoks tehisintellekt on põhimõtteliselt keelemudel ja keelemudelitel erinevalt põhinevad rakendused, tööriistad ja nii edasi. Aga kindlasti tuleb teada sellest, et tehisarus või sellist asja nagu AI, tehisaru või tehisintellekt, sellist asja pole olemas. See on lihtsalt valdkond, mille sees on hästi palju erinevaid mudeleid, tööriistu, lähenemisi. Nende kõikide nagu selline ühine osa on see, et proovitakse anda masinatele inimlaadseid võimeid. Ongi need robotid või arvutid või telefonid, et telefon saaks sinust aru, ta saaks inimkeeles rääkida, ta näeks maailma ümber meid ja nii edasi. Ja selle jaoks oli loodud hästi palju erinevaid lähenemisi, tehnoloogiaid, aga just see keelemudel on olnud midagi, mis on siis olnud südamelähendane ja arusaadav tavainimesele. Sest nüüd kõik on näinud, et telefon või arvuti saab minuga vestelda, ta saab minust aru, ma saan tema käest küsimusi küsida ja see on andnud hoogu kogu selle tehisaru valdkonna arengule. No tavaline inimene, ka võib-olla firma juht, kes iganes ikkagi liigitub sinna alla. Mida ta saab teilt teada rohkem, kui ta ise küsiks nüüd selle tehisaru käest? Ma arvan, et see, kuidas seda tehnoloogiat ja tehisaru on ikkagi tehnoloogia, see on tööriist, mida saab kasutada. Kuidas seda tehnoloogiat rakendada niimoodi, et ettevõtet arenema panna? Ehk siis kuidas saada produktiivsust juurde või kus on täpselt need kohad, kus see tehnoloogia tõesti võimaldab ka näiteks kulud kokku hoida ja nii edasi. Ehk me oleme nende 4 aasta jooksul töötanud üle 40 erineva ettevõttega, nii siin Eestis kui ka Eestist väljaspoolt ja meie fookus on peamiselt keskmise suurusega ja suured ettevõtted, kus on palju inimesi, kus on keerukamad tooted, protsessid, tootmise protsessid ja nii edasi ja meil on ka tekkinud üsna hea arusaam sellest, kus AI-d ehk keelemudelitel põhinevaid agente on mõistlik rakendada, kus see tõesti loob väärtust ja kus see on pigem selline, kas või nice to have või rohkem jutu, aga vähe tulemusi. No sa kirjutasid sel teemal ka ühe raamatu. Täpselt, jah. Ei taha küll kohe teha reklaami, ma ka põgusalt seda sirvisin ja ilmselt jõuame sellest raamatust veel täpsemalt rääkida. Mulle väga meeldis seal tegelikult alguses see näide, mis sa tõid nende aurumootorite ja elektrimootorite kohta. Et sa võid selle rääkida korra lahti, see oli iseenesest hästi tabav võrdlus. Ja, et selles mõttes, nagu ma mainisin juba, siis
selliseid olukordi, nagu meil täna esinevad tehisaruga ja tehisaru juurutamisega, kus räägitakse tehisarust palju, on ka palju ootusi ja lootusi, aga vahepeal ei ole võib-olla nii palju tulemusi, selliseid olukordi on olnud ka varem. Nii siis, kui ka tuli näiteks internet välja, aga ka siis, kui ka meil 120 või 130 aastat tagasi ilmusid esimesed elektrimootorid. Ja siis, kui tehased on hakanud neid elektrimootoreid kasutusele võtma. Ja siis oli seal tol ajal olukord oli selline, et tehas põhimõtteliselt on olnud ümber seda aurumootori ümber üles ehitatud. Ja põhimõtteliselt kogu see ülesehitus oli selline, et keskel oli suur mootor ja tema ümber olid erinevad massinad, mis kõik on olnud siis ühendatud omavahel erinevate nagu rihmadega. Ja nüüd, mida tehase juhid on proovinud ära teha, on see, et nad võtsid siis selle vana mootori sealt välja. Siis, kui tuli elektrimootor. Täpselt nii. Ja proovisid panna lihtsalt elektrimootor asemel. Ja tulemused on olnud pigem kehvad. Eks selles mõttes see toimis küll ja ka tulemus oli peaaegu samasugune, nagu oli selle vana mootoriga ja sellest tulenevalt paljudele isegi on tekkinud selline nagu tunne, et kuidagi elekter on üle haibitud. Sellest palju räägitakse, aga kuidagi vähemalt seal tootmises nad ei näinud sellest kasu. Ja seda siis seni, kuni mõned tegelased on hakanud ehitama uusi tehaseid. Uusi tehased, kus põhimõtteliselt kogu siis tehase ülesehitus oli ümber kujundatud üle elektrimootorid. Või mitte üle elektrimootorid nüüd, vaid põhimõtteliselt iga massin sai nüüd enda mootori. Kui varem oli üks suur mootor ja kõik massinad on omavahel ühendatud ja põhimõtteliselt kogu hoone on ehitatud ümber seda mootorit, siis nüüd oli võimalik panna kokku selline väiksem tehas, kus igal massinal oli enda väike mootor ja selle tulemusena nüüd hakkasid tulema ka nagu see efektiivsus või sääst. Näiteks üks nendest näidetest oli Model T kokkupanek, see on siis Fordi tehas, kus nad said siis tänu sellele ümberehitusele Model T kokkupanemise aeg 12 tunnist 1,5 tunnile. No see on erakordselt ilmekas näide muidugi, mis sellist tehnoloogilist nagu sammu nüüd ilmestab, aga kui seda nüüd tänapäeva konteksti tuua, no äkki sa toob mingi praktilise näite või oskate öelda, et noh, kuidas see võiks siis välja näha nüüd selle tänase tehisintellekti puhul, et me need mootorid laiali paigutame? See tavaline olukord tänapäeval on selline, et ettevõtted näevad tööriistu nagu näiteks ChatGPT või Claude või Microsoft Copilot ja koheselt nendel tekib mingi idee, kuidas nad saaksid olemasolev töö ja protsessid parendada. No näiteks siin me saaks kirju kiiremini klientidele kirjutada, siin saaks koosolekuid kokku võtta, dokumente koostada. See kõik on tore. See kindlasti loob väärtust, aga põhimõtteliselt see, mida me teeme, me lihtsalt natuke parendame olemasolevat protsessi. Nüüd meie inimesed saavad produktiivsust juurde. Nad saavad võib-olla kiiremini kirjad kirjutatud, nad võib-olla kuskilt koostavad kliendile dokument kiiremini, aga see veel ei tähenda ilmtingimata, et me näeme ärilisi tulemusi. See veel ei tähenda, et nüüd me teenime rohkem raha või kuskil me oleme efektiivsem ja mina näen, et ainult need ettevõtted, kes päriselt võtavad transformatsiooni ette. Ehk siis nad võtavad ette otsuse, et nad teadlikult vaatavad enda tööviis üle, enda protsessi üle, sellest tulenevalt, mida nüüd see uus tehnoloogia võimaldab ja kujundavad seda protsessi ümber seda uut tehnoloogiat. Ainult need ettevõtted saavad päris väärtus. Aga saad sa siin tuua veel nagu konkreetsema kuidagi näite? See kõik tundub mulle nagu jutuna hästi ilus, aga natuke nagu selline ümmargune, et ma kuidagi selle aurumassina elektrimootoriga saan jube hästi aru, et näed, põmdi, keerame ühe asja välja, paneme teise asemel. Nüüd ma istun seal laua taga, ma ei tea, mul on mingi firma või on inimesed seal tööl, ma olen ise töötaja, see ChatGPT ekraan on mul ees või mis iganes. Kuidas see või konkreetselt kuidagi võiks siis välja näha, et mida mis teistmoodi peaks tegema hakkama? Ma toon siin paar praktilist näidet, mida me oleme siis enda klientidega näinud. Ja üks nendest on näiteks hinnapäringute käsitlemise ja hinnapakkumiste koostamise protsess. Kuidas see tihti näiteks tootmisettevõttes näeb välja on see, et tuleb email või keegi helistab, müügikonsultant või müügiinimene võtab selle vastu ja hakkab sellega tegelema. Kuskil on olemas hinnakirjad, kuskil on olemas toodete või teenuste kirjeldused, siis tuleb vaadata, mis on laos, siis on olemas eraldi tootmise osakond, kellega on vaja vestelda. Pikk protsess, kus on palju erinevaid samme. Nüüd, kui meil ilmub ChatGPT, Claude või mis iganes muu sarnane lahendus, koheselt tekib nendel inimestel mõtted, kuidas seda protsessi parendada. Näiteks siin võiks meil AI ise Excelist mingi kokkuvõtte kokku panna, siin võiks ta meil suhtlust lihtsustada, et tihti leiaks
kiiresti hästi palju viise, kuidas olemasolev protsess natuke kiiremaks muuta. Samas see ei ole otseselt see, mis tooks olulist arengut või olulist näiteks hüpet müüginumbrites. Ja me oleme näinud, kuidas juba mitu ettevõtet on teinud sellele protsessile põhimõtteliselt transformatsiooni. Ehk siis mida nad on teinud, nad on põhimõtteliselt ümber kujundanud hinnapakkumiste ettevalmistamise protsessi, lähtudes sellest, mida AI võimaldab ja on pannud AI sinna keskele. Ehk siis põhimõtteliselt nad ehitasid midagi, mida nimetatakse AI agendiks, aga see on sisuliselt lihtsalt tarkvara, mis on ühendatud postkastiga. See AI agent ise võtab hinnapäring vastu, ta ise loeb seda, ta ise proovib tuvastada, kas seal on mingid puudusi. Kui seal on midagi, ta võib ise ka kirjutada kliendile vastu kirja või pöörduda müügispetsialisti poole, kui on vaja midagi täpsustada. Ja siis see AI ka koordineerib kogu seda protsessi ja selles protsessis kõik need sammud on võimalikult palju automatiseeritud. Ehk siis see AI on ka ühendatud erinevate sisemiste andmebaasidega, et ta saaks näiteks lugeda toodete laoseisu või kasutada mingit hinna arvutamise komponenti või kalkulaatorid ja nii edasi. Ja see ongi see mõte, kus me võtame olemasolev protsess, aga me ei proovi seda lihtsalt paremaks muuta ja kuskil efektiivistada, vaid me küsime küsimuse. Kui nüüd me disainiks selle protsessi nullist, uuesti lähtudes nendest võimalustest, kuidas siis ta näeks välja selleks, et me saaks näiteks hinnapakkumiste väljastamise protsessi vähendada või efektiivsemaks muuta nii palju, et ei võtaks enam nädal aega või 4 päeva, vaid paar tundi. Ja kui tohib, ma toon veel ühe näide, siis mis on seotud meie praegu hetkel toimuva olukorraga, kus me lindistame podcasti, kas siin me võime läheneda tehisaru kasutamisele erinevalt. Me võime kasutada ChatGPT selleks, et mõelda, mis võiksid olla podcasti teemad või küsimused. Mina võin ka genereerida ChatGPT-ga vastused ja siis hakata neid lihtsalt sisse lugema. Ja see ongi see, kuidas me saame kiiresti natuke protsessi efektiivistada. Aga meil on olemas ka võimalus põhimõtteliselt muuta seda, kuidas me podcaste toodame. Näiteks me saame kasutada AI avatare või kõne süntiseerimise tehnoloogiat selleks, et põhimõtteliselt lihtsalt anda AI-le mingid sisenteemad, mingid mõtted näiteks minu poolt või lihtsalt anda seda minu raamatu. Ja siis AI avatar minu näoga hakkab rääkima veenvalt erinevates keeltes sellest, ma ei tea, AI-st, AI juurutamise põhimõtetest, parimatest praktikatest ja selle tulemusena me võime saavutada mida? Näiteks seda, et ühe podcasti tootmise protsess on nüüd meil 3 korda odavam. Või varasemalt meil oli ainult võimalus teha podcasti eesti keeles, sest meil lihtsalt meeskond on piiratud. Aga nüüd me saaks teha võib-olla ka läti ja leedu keeles. Jah, et me saame nagu laiendada enda ampluaa ja nii edasi. Eks see ongi see, mida toob tehisaru. Ta toob meile ka täielikult uusi võimalusi. No ma näen siin väga palju erinevaid aspekte, mida võiks kohe korraga küsida, aga võib-olla kõigepealt sinna tehnilise poole peale siis kui täna me sellist AI agentindust mudelid kasutame, need on ju ikkagi suuresti meil suurte korporatsioonide omad, majavälised või on need süsteemid juba niivõrd siis kompaktsed ja võimekad, et neid saab kasutada majasiseselt või kuidas see arhitektuuriliselt üldse välja näeks, et kui ma olen täna harjunud lihtsalt ChatGPT-ga rääkima, kui keeruline on see järgmine faas, et ma siis teen selle agendi omale või ChatGPT nime me kogu aeg siin mainime, ka üks suur korporatsioon, lihtsalt OpenAI, eks ole, nagu nad paljudki on, et kuidas need aspektid seal siis on korraldatud? Põhimõtteliselt see kindlasti vastab tõele, et kõige paremad võimekused, kõige paremad mudelid tänapäeval pakutatakse suurte korporatsioonide poolt. Ja peamiselt need korporatsioonid asuvad meil USA-s. Ehk siis Microsoft, AWS, Google ja nii edasi. See on fakt. Ja kui me tahame tänapäeval ehitada mingid head AI-l põhinevad süsteemi, siis me kasutame mingi 3. osapool ja tarbime tavaliselt, suurem osa ettevõtted ikkagi koostöö, siis nende ettevõtetega ehitab midagi. Samas tuleb mainida ka seda, et väga kiiresti areneb meil vabavaramaailm. Et on tekkinud ka hästi palju vabavaralisi keelemudeleid, vabavaralisi komponente, mida saab kasutada. Kindlasti siin tuleb arvestada, et nad ei pruugi olla nii valmis kohe kasutamiseks ja see ei pruugi olla nii lihtne ja mugav, kui näiteks sa kasutad Microsofti või OpenAI'd mingi asja kokkupanemiseks. Tuleb arvestada ka seda, et suurem osa
häid vabavaralisi mudeleid on välja töötatud ja treenitud Hiinas. Et vaatamata sellele, et see on vabavara, sa võid seda võtta, paigaldada kuskile enda serverisse, seal on ikkagi võivad olla teatud nüansid, millega tuleb arvestada. Ja samas ka praegu, kui nüüd see ei ole vabavaraline, ta on nüüd ikkagi mingi korporatsiooni mudel, siis ikkagi tekib ka see küsimus võib-olla sellisel, kuidas ma siis ütlen, kartlikumal kasutajal, et andmed liiguvad ikkagi ju majast välja. Nad käivad kusagil ära, et kogu see töötlus on mitte siis enam siin. Siin on väga lihtne vastus. 85% ettevõtetest, kellega meie teeme koostööd, kes on siis keskmised või suured ettevõtted, nende andmed asuvad juba pilves. Ja siis, kui nad küsivad minu käest, kas me tohime kasutada Microsoft Copilotit, sinna ju lähevad meie andmeid, siis ma küsin, kus asuvad praegu teie andmeid? Kas äkki nad ei asu SharePointis või OneDrive'is või Outlookis? Siis ütlevad, jah, asuvad küll, jah. Ja siis ma ütlen, nad on ju juba Microsofti pilves. Ja põhimõtteliselt tihti avastatakse, et ei olegi sellega mingit probleemi. Näiteks, kui meil on olemas mingi ettevõte, kes juba kasutab Microsofti ökosüsteemi, nende jaoks ei ole mingit probleemi võtta lihtsalt lisaks kasutusele ka Microsoft Copilot, sest see lihtsalt asub selles samas pilves, nende samades serverites ja eriti kuskile väljaspoole andmed isegi ei liigu. Jah, kui sa võtad mingi veel kolmas partner, oletame, sa kasutad Microsofti ja nüüd sa tahad kasutada OpenAI, ChatGPT-d. Jah, sul tekib kolmas osapool, aga minu meelest see on täitsa tavaline olukord tänapäevases maailmas. Et kõik ettevõtted tänapäeval meil juba kasutavad suuresti pilveteenuseid. Me juba paneme enda andmeid igale poole, me lihtsalt peame tegema seda teadlikult, me peame tagama, et meil on olemas lepingud ja litsentsid, mis kaitsevad meid ja meie huve. Me peame tagama seda, et meil on mingid turvalisuse parimad praktikad paika pandud ja nii edasi. Aga minu meelest see ei ole isegi otseselt tehisaru kasutusele võtuga seotud küsimus. See on pigem tavaline nagu IT andme haldamise parimate praktikate küsimus. Aga küsimus, et selline nagu veel konkreetsemaks minna, et me täna teame, et on olemas seal erinevad paketid, palju me siis kasutame AI-d, palju me sellest maksame. Selliste agentide puhul, kui nüüd kas või tõesti siuke lihtne lahendus tuua, mul on nagu väike ettevõte, ma tahan nüüd, et see agent seal siis minu nende postkastidega möllaks. Kuidas see ka rahaliselt poolelt niimoodi üldistatuna välja näeks? Palju ma peaks näiteks OpenAI'le või Microsoftile hakkama maksma siis selliste teenuste eest? Ja, et ma räägin siin natuke ka litsenseerimise põhimõtetest. Meil põhimõtteliselt on olemas 2 tüüpi lahendusi. Esimene lahenduse liik on meil produktiivsuse tööriist. See on ChatGPT või Claude, ehk see chatbot ise. Tavaliselt seal on kasutajapõhine litsenseerimine. Ja? Sa ostad enda töötajale või endale 20 € eest litsentsi ja põhimõtteliselt selle litsentsi raames ta saab seda tööriista kasutada. Seal on alati teatud piirangud. Just, see on täis, siis enam pead jälle ootama. Täpselt. Aga oluline on see, et see esimene lahenduse liik, produktiivsuse tööriist, on peamiselt ikkagi mõeldud selleks, et tõsta inimese produktiivsust. Ta ei ole mõeldud otseselt automatiseerimiseks. See on chatbot, kus inimene vestleb AI-ga, ta küll võib anda talle mingid käsud, et tee minu jaoks seda ja toda, aga nüüd teine tööriistade liik on need samad automatiseerimise lahendused või AI-agendid. Mis nad on? Need sisuliselt on tarkvaralised lahendused. Nad tavaliselt jooksevad kuskil sinu serveris või pilveserveris ja seal tihti ei ole enam kasutajad. Ehk seal ei ole kasutajad, kes kirjutab sõnumid, vaid pigem see AI-agent näiteks käivitub automaatselt, siis kui tuleb kiri või tekib mingi sündmus. Ja tavaliselt seal kehtib kasutuspõhine nagu tasustamine. Ehk siis nii palju, kui sa tarbid ressursse, sealhulgas keelemudeli ressursse, nii palju sa maksad. Ehk siis, kui tuleb palju meile, siis sa maksad ka palju, et sa pead nagu selle riski siis nii-öelda võtma. Ja tavaliselt siis, kui arendatakse sellised agente, siis arenduse jooksul teostatakse ka tasuvuse testimine ja nagu arvutamine. Et sa põhimõtteliselt lihtsalt arvutad ja vaatad, kui palju siis näiteks ühe kliendi kirja töötlemine mul tarbib tokeneid. Kui palju raha ma selle eest maksan ja siis hea arhitekt küsib ka, kuidas ma saan seda protsessi efektiivistada. Et kui nüüd näiteks ma näen praegu, et tavaliselt ühe kirja töötlemine võib võtta mingi 10 senti. Ei kõla palju, samas kui me mõtleme selle peale, et meil iga kuu tuleks 100 000 meile. Võib-olla tuleb korralik summa. Siis mõtlen, kas ma saaks vähendada, et see ei oleks 10 senti, vaid 3 senti. Ja seal on hästi palju muid viise, erinevaid viise, kuidas saab seda siis paremaks muuta, valida õige tehnoloogia, õige mudel ja nii edasi. Nüüd ma vastan sinu küsimusele. Palju siis ikkagi näiteks hinnapäringute töötlemise agenti iga kuu maksaks? Kui meil on väike Eesti ettevõte, tõenäoliselt see kulu oleks
50–100 € kuus. Ja selle kulu sees see agent sul töödleks tõenäoliselt kuni 100 päringut, kuni 100 kliendipäringut. See on siis selle kuu jooksul või on päevas ikkagi? Ja see on kuu jooksul. See on umbes nagu keskmine kuu. Okei, kes ikkagi teeb sellise tõsisema päringu, millele siis peab ka koostama siis selle hinna kalkulatsiooni, et see ei ole päris lihtsalt selline agent vastab, ütleb tere hommikust ja siis ütleb head aega, eks ole, et see on ikkagi natuke tööd. See on natuke tööd, kus võib-olla ta töötleb ka mingeid dokumente, loeb Excelid selleks, et saada mingi sisendid, paneb kliendile see hinnapäring kokku, saadab selle välja ja nii edasi. Kas nüüd firma poolse vaatena on siis kuidagi võimalik tal suhelda selle sama, kuidas ma oma keerulist küsimust sõnastaks, selle sama konteksti akna või mäluhalduse või selle piires selle sama agendiga, kes teeb seda hinnapäringut, ehk et mina kui siis näiteks firma juht saan öelda, et kuule, et ära nüüd sinna päringusse päris sellist numbrit küll pane, et me saame selle kuskilt Hiina kaguosast veel odavamalt, et on see võimalik nagu kahepoolselt sama agendiga siis suhelda, ma saan aru? Jaa, absoluutselt. Ja tavaliselt seda ehitatakse juba sisse siis, kui arendatakse seda agenti välja. Tänapäeval peaaegu kõik agentilised infosüsteemid, mida ma olen näinud, nad sisaldavad seda human in the loop komponendi. Sul on olemas inimene, kes vaatab näiteks väljundi üle või kinnitab hinda või ka inimene, kelle poole AI saab ise pöörduda. Sest mis on tore AI puhul, on see, et AI keelemudel on võimeline mõtlema. Ja no vist võib-olla päris mõttes selle sõna otseses tähenduses, aga sisuliselt jah, ta on võimeline otsuseid vastu võtma. Mitte ainult, ta on võimeline simuleerima mõtlemisprotsessi, mis on hästi kasulik, sest siis sa saad kasutada teda väga erinevalt. Näiteks, üks asi, mida ma alati kasutan isegi siis, kui kasutan ChatGPT või Claude'i, kui ma panen talle mingi prompt või mingi käsk, ma ütlen talle küsimusi, küsi minu käest täpsustavaid küsimusi, kui midagi pole selge. Ja siis ma alati saan mingid täpsustavad küsimused. Ja siin ongi see asi, et me saame õpetada neid agente ka pöörduma inimeste poole, siis kui nad ei ole kindlad mingites otsustes või kui mingi info on puudu. Ja läbi seda saab ehitada ka sellist nagu agentide või tehisaru õpetamise protsessi. Kus meil on olemas inimene, kus meil on olemas AI, kes teostab tööd ja kus meil on olemas inimene, kes põhimõtteliselt juhib, koolitab ja tagab seda, et nagu tulemused on õiged. No siin nüüd veel üks valdkond ka, mis selle siis haagib ühtepidi nende õigustega. Siin mõni aeg tagasi just me ka oma digisaates käsitlesime seda, mis siin Eesti nimekad IT-kurud välja ütlesid, et igale agendile oma Smart ID või oma ID-kaart, et siis oleks kohe näha, kus agent käib. Ja seal tekkis hästi palju, hästi suurt tohuvabohu, et mis asi see agent üldse on ja mis õigused tal on. Et kui nüüd taoline agent seal firma sees möllab, ja sa mainisid ka, et tal on juurdepääs seal võib-olla siis mingitele laoprotsessidele, võib-olla ka isegi raamatupidamisele, võib-olla ka lausa pangaarvetele. Et kuidas see täna on üldse tagatud, et agent saaks sellistesse keskkondadesse juurde, kus on vaja tegelikult tavainimesele ennast autoriseerida? Ka agentide puhul toimivad ja pannakse paika autoriseerimise nagu mehhanismid. Ja põhimõtteliselt tänapäeval juba on tekkinud nagu terve valdkond ja parimad praktikad, kuidas siis ehitada need agentsed infosüsteemid niimoodi, et nad oleksid turvalised, et näiteks agendid ei saaks kätte midagi, mida nad ei pea kätte saama, sest see avab meil uued potentsiaalsed turvariskid ja nii edasi. Aga siin vastus on selles, et agendi ehitamine on ikkagi sarnane infosüsteemi väljatöötamisega. Seega see agent peaks ikkagi, kui ma nüüd jutust natuke ette hüppanu sulle vahele segan, kasutama siis neid tänaseid praktikaid, mida need tarkvaraliidest suhtlemine omavahel pakub. Nende baasil siis suhtlema. Et agent ei lähe ju jutumärkides liigutama hiire kursorit ja sisestama minu Smart ID-d sinna väljale. Ta võib. Tehnilised võimalused on olemas, aga see ei ole kõige efektiivsem lähenemine, sest see on inimeste jaoks loodud interface'id. Agendid on võimelised kasutama masinade jaoks loodud interface'id, ühendused andmebaasidega, ühendused veebiteenustega. Ja seal meil on juba välja mõeldud hästi palju erinevaid parimaid praktikaid, kuidas tagada seda, et infosüsteemid suhtlevad omavahel turvaliselt. Et mingid andmeid ei leki, et näiteks see teine infosüsteem või häkker, kes võib-olla pääseb sealt ligi, ta ei saa ligi nendele andmetele, millele ta ei peaks kätte saama ja nii edasi. Ehk siis agentide ehitamisele lihtsalt tulebki läheneda samamoodi nagu infosüsteemide ehitamisel. Ja põhimõtteliselt siin on oluline öelda, et agent on lõppude lõpuks lihtsalt infosüsteem. See on lihtsalt tarkvara, mis sees kasutab erinevate ülesannete täitmiseks keelemudelid.
ja ühe selle tarkvara, tihti mõeldakse, et agent on nagu selline inimene, kellel on olemas üks keskne aju ja siis ümber on käed ja jalad, aga praktikas tihti see üldse ei ole nii. Ei no tegelikult mitte isegi tihti, vaid see ei olegi nii. Tegelikult mina ikkagi saaks nii aru, kui ma siin parandan või täiendan, et tegelikult iga agent, kes luuakse ka selle päringu jaoks, on ju sisuliselt uus tarkvara jupp, nagu uus prompt, ütleme siis nii, et ei ole ju nii, et mul istub seal üks selline pika halli habemega agent, kes siis vastab kõikidele telefonidele korraga. Absoluutselt. Ja rohkem selle ühe protsessi sees, oletame, sa ehitad agendi, kes töötleks hinnapäringud. See hinnapäringu töötlemine, kui seda tükeldada sammudeks, koosneb väga paljudest erinevatest ülesannetest. Ja selle sees sul võib olla hästi palju prompte, erinevaid keelemudelid, kes tegelevad erinevate alamülesannete täitmisega. Eks see ei ole üks selline intelligentne tegelane, kes teeb seda kõike, vaid see võib olla täitsa tavaline infosüsteem, kus esmaselt üks keelemudel loeb ja saab aru, mis see kiri üldse on, mida klient tahab. Kas see on üldse hinnapäring? Võib-olla see ei ole hinnapäring. Siis ütleb, jah, see on hinnapäring. Siis kutsutakse välja järgmine komponent, kus näiteks keelemudel võib-olla tuvastab, mis tooteid või teenuseid see asi tahab. Ja selle tulemusena võib-olla see, et ta koostab nimekirja toodetest või teenustest või nõuetest, mida klient on saadnud. Ja siis käivitatakse kolmas komponent, mis ei pruugi olla üldse keelemudeliga seotud. See võib olla täitsa tavaline mingi arvutus, programmeeritud kalkulaator, mis näiteks arvutab sulle hinda. Ja siis käivitatakse neljas samm, kus järgmine agent ehk siis keelemudel, prompt, võtab selle arvutuse, ta näeb ka esialgse päringu ja koostab ilus dokument. Ja isegi sellises väikses kind of agendis veel on hästi palju väikseid komponente ja neid võib teha nagu erinevalt, seal võivad olla kasutusele erinevad keelemudelid erinevate pakkujate poolt, sest erinevad tegevused on ka erineva keerukusega. Ja siis keerukuse jaoks on mõistlik kasutada teatud mudeli ja nii edasi. No seda enne ka mainisid, et võib-olla see kohalik mudel ei ole päris nii arukas veel või osad on tehtud seal Hiinas, suuremad tegijad on võimekamad. Kust jookseb see piir, et nüüd ma saan otsustada või firma poolsed juhid, inimesed saavad otsustada, et jah, see agent on pädev. Ehk et ei ole niimoodi, et hinnapakkumist mõeldakse ise välja, sest teadupärast agentidel on kombeks aega, et numbreid juurde mõelda, kui ta neid ei tea, et tagada see usaldusväärsus. Siin parim praktika on juba rakendada täpselt samasugune protsess nagu tarkvara kasutuselevõtu puhul. Ehk siis testimise protsess. Agentide puhul tänapäeval testitakse 2 olulist asja. Esimene on tulemuste kvaliteet, ehk siis kui hästi ta täidab ülesannet. Ja teine on hallutseneerimine või järjepidevus. Et kui tihti ta eksib, kui tihti samades ülesannetes, samades olukordades ta eksib. Ja põhimõtteliselt, kui sa tahad võtta agenti kasutusele mingis ärikriitilises protsessis, siis ennem kui sa seda võtad kasutusele, ennem kui sa annad seda enda töötajatele või klientidele kasutada, sa ehitad selle valmis ja siis toimub korralik testimine. Sa koostad nimekiri erinevatest küsimustest, mida lihtsalt testijad võib kasutada ka teisi agente, käivitavad ja siis põhimõtteliselt panevad kokku neid tulemusi ja sellest tulenevalt arvutatakse 2 numbrid. Üks number ongi siis see kvaliteet protsentides ja teine on hallutseneerimine protsentides. Ja siis sellest tulenevalt sa teed järeldusi. Võib-olla kõik on korras, võib-olla ei ole, võib-olla agenti on vaja edasi arendada. Võib-olla sa teadvustad, et ülesanne on liiga keeruline. Tänapäeval agendi jaoks seda on vaja lihtsustada. Teine küsimus on ilmselt see, et kui võimekat agenti sa kasutad, maksab ka ju rohkem raha. Kulutab rohkem tõukeneid, kuskil on see piir. Ja see on ka see 3. aspekt, et siis kui sa saad aru, et jah, see on piisavalt kvaliteetne, see ei hallutseneeri, aga palju siis see maksab ja kas see tasuvus on ka seal olemas. Ja jällegi sellest tulenevalt võib otsustada, kas me anname mingi ülesanne AI-le üle või ei anna või me kasutame selle inimesed, sest see on soodsam ja efektiivsem. No ja teistpidi ei tasu üle maksta ju AI-le. Kõlab nagu jaburalt, aga liiga tarka agenti ka ei ole mõtet palgata näiteks hinnapäringu jaoks, kes teaks ka, kuidas ehitada tuumapommi näiteks. Ehk siis liiga tarka mudelid. No jah, just, liiga tarka keelemudelid. No muidugi nüüd selline hinnapäringule vastamine ja võib-olla sellised rutiinsed, ma ei tea, kui ma sellist sõna kasutan, tegevused
on tunduvalt väga loomulikud anda AI agendile, sest et see on selline väga konkreetne info sisse, info välja. Aga kui sa enne mainisid siin juba seda AI avatari poolt, ütleme, et podcastis näiteks ei oleks üldse sina praegu, oleks agent, seal tekivad hoopis teised huvitavad aspektid, et ega inimesed täna nagu väga, kuidas ma seda nüüd ilusti sõnastan, et kui sa ütled, et sinu asemel on AI, siis ma arvan, et inimesed seda podcasti võib-olla kuulavad variant 1 väga suure huviga, et kuidas see AI seal nüüd midagi räägib. Variant 2 hakkavad kohe ropendama, ütlevad, et ma ei taha mingit AI sloppi nagu üldse enam näha. Et seal on huvitav moraalne dilemma. Absoluutselt, see dilemma on olemas ja ma ütlen ka seda, et see on täitsa normaalne olukord, sest iga uue tehnoloogia puhul tekib ka teatud vastumeelsus, teatud küsimused, mis peavad ka tekkima ja me peame leidma nendele vastuseid. Aga rääkides näiteks AI avataridest, minu kogemus AI avataridega on juba üsna pikk, sest 2021 aastal me oleme hakanud ehitama sellist ümberõppeplatvormi nagu Cerebrum Hub, mis pakkus siis täiskasvanutele online ümberõppe koolitusi. Oli ka koroona aeg, me pidime nagu koolitama täielikult online'is ja meie oleme juba tol ajal võtnud kasutusele AI avatare koolitusprotsessis. Ja mitte lihtsalt võtnud, vaid me oleme esmaselt ka testinud, kuidas meie õppijad siis võtaksid neid AI avatare vastu. Ja põhimõtteliselt oleme teinud sellise testimise, kus me oleme teinud teatud videot lihtsalt meie inimestega, mentoritega, mõned samasugused videod AI avataridega ja oleme andnud neid inimestele vaatama ja andma meile tagasisidet. Ja juba tol ajal me saime väga positiivse tagasiside. Jah, inimesed on saanud aru, et need on AI avatarid, et see on arvuti poolt genereeritud. Samas, nad on toonud välja, et näiteks hääl on hästi selge. Vahepeal selgem ja arusaadavam, me oleme koolitanud inglise keeles. Vahepeal see on olnud selgem ja arusaadavam kui meie siis päris mentoril. Kuna me oleme õpetanud IT, siis inimestel on olnud ka tore, nagu AI poolt genereeritud asi ja nii edasi. Ja siis ka nende videote väljatootmise kulu on olnud meil 3 korda väiksem, mis andis meile võimaluse lihtsalt pakkuda rohkem enda nagu klientidele. Sellest tulenevalt ma ütlen järgmist asja. Iga asja on hea selles, kus ta on hea, kus seda on mõistlik kasutada. Ja samamoodi AI avataridega. Ja võib-olla see hakka tegema mingi film või midagi sellist AI avataridega, sest sa saad aru, et seal nagu inimene loob rohkem väärtust. Samas praktikas igas suures organisatsioonis kogu aeg luuakse koolitusi. Tänapäeval suurem osa nendest koolitustest on tekstikoolitused. Sest nendel ei ole võimekust ega ka mõtet hakata nagu tegema videosid. Ja nüüd meil tekib uus tehnoloogia, mis võimaldab muuta need tekstilised esitlused videodeks, mis meeldivad inimestele oluliselt paremini. Ja see avab meile nagu uued võimalused pakkuda nüüd töötajatele paremad koolitused. Ja nad võtavad neid hea meelega vastu, sest AI avatari vaatamine ja kuulemine on parem kui teksti lugemine. See on interaktiivsem, toredam ja nii edasi. No kas ma olen õigesti aru saanud, et täna tegelikult sellist AI avatari, kuidas ma ütlen, keskkondi või teenuse pakkujaid on ju tegelikult rohkem. Et sa võidki vist laadida sisse oma näo, oma hääle ja tegelikult teksti ja nii tulebki. Et kas siin on ka midagi, mida te teete siis kuidagi pidi veel unikaalsemaks või et ma ei võta sellist laiatarbiteenust ja ei tee sama asja? Ma ütlen nii, et kui me räägime just AI avataridest, siis meie tavaliselt ei tegele AI avataride juurutamisega. See ei ole vist praegu üldse see suund, eks ole, sa mainisid seda koolituste asja minevikust, eks ole. Tänapäeval me pigem ainult koolitame meeskondi, kuidas AI avatare kasutusele võtta, sest tehnoloogia on muutunud juba nii kättesaadavaks, see on üsna lihtne. Et nagu sa tõidki välja, võib kasutada platvorme nagu HeyGen või Synthesia ja neid on veel, kuhu sa saad lihtsalt üles laadida enda video või pilt ja siis ta teeb sinust digitaalne koopia. Sa siis lindistad natuke enda häält ja siis ta kloonib sinu häält ja siis selle video kokkupanemine, see on nagu esitluse kokkupanemine. Sa paned mingi tekstid, mingi pildid, siis tekst ja siis ta genereerib sulle seda avatari, kes räägib seda teksti, mida sa oled talle ette andnud. Kas eesti keelega on täna lugu hea või? Ma ei ole neid ise niimoodi proovinud. See on hea. Isegi 2021 aastal. See on olnud juba hea. Et tänapäeval ma ütleks ka eesti keelega on suurepärane ja ka teiste keeltega nagu see. No teistes keeltes ilmselt on suuremad keeled. Aga kas see kõik praegu, nüüd kui me ikka veel siin avataride juures kinni jääme, see on selline äge visuaalne suund. Need on niisugused eeltoodetud asjad.
kas täna on see agent ka nii kaugel, et ta võiks olla võib-olla ühendatud juba selle avatariga niimoodi, et ma siis helistades kuulengi hoopis seal firmas sinu häält või kellegi kolmanda häält ja näen ka tema pilti ja rääkida temaga reaalajas? Kahjuks veel mitte. On olemas juba lahendusi, kus saab kasutada siis kõneagente. Ehk siis agendid, mis suhtlevad sinuga kas või näiteks telefoni teel või läbi Teamsi. Ehk see audio genereerimine, kõne genereerimine on juba üsna piisavalt kiire ja hea, et teha seda reaalajas. Videoga on keerulisem seetõttu, et video genereerimine võtab aega. On olemas eksperimentaalseid lahendusi, näiteks seesama HeyGen pakub sulle nagu interactive avatar. Et sa saad temaga rääkida ja seal on sinu avatar, kes põhimõtteliselt ta kasutab taustal ChatGPT-d. Mida ta teeb, on seda kuulab siin, siis ta transkribeerib tekstis, kasutab ChatGPT, genereerib vastuse ja siis ta loeb selle ikkagi vastuse. Läheb aega mingil määral. Jah, läheb aega. Et võib-olla siin paar aasta või 5 aasta pärast me jõuame, et siin on lihtsalt nagu küsimus selles, kui kiiresti arenevad meil need fundamentaalsed tehnoloogiad, internetikiirus ja muud sellised asjad. No ja ka oluline aspekt on, et see kõik maksab üsna palju rahaga. Et küsimus on selles, jah, see on tore, kas see on mõistlik. Kus on see päris väärtus selle koha peal? Okei, no aga tuleme siis tagasi nüüd tänasesse päeva ja ikkagi selle firma optimeerimise juurde. Et kui nüüd siiamaani on meie saadet kuulates jäänud mulje, et AI on äge, siin on mingid näited ka juba olnud. Kui ma nüüd ikkagi jällegi panen ennast sellises firmajuhi rolli, kus ma peaksin sellega põhimõtteliselt alustama? Kas ma peaksin hakkama nüüd ise midagi pusima, kas ma peaks tegema koosoleku ja vaatama, kas seal on mõni selline helge AI entusiast, et see ei jääks nii-öelda nagu toppama või et ma ei hakkaks nagu valest kohast trügima? Absoluutselt. 2 esimest sammu on järgmised. Esimene samm on enda ja enda teiste juhtide harimine. Ehk peab tekkima arusaam, mis see AI ikkagi täna on. Mida AI võimaldab, mida ta ei võimalda. Mis on tööriistad, palju nad maksavad. Ilma selleta ei saa midagi mõelda. Peab tekkima mingi arusaam, teadmine. Ehk et ikkagi siin nüüd siis peaks olema eelistatud keegi inimene, mitte siis AI, kes seda pilti siis hakkaks nagu natuke selgitama, mis see esimene samm võiks olla. See esimene samm on see, et sa läbid näiteks mingi praktilise kursuse või näiteks loed läbi minu raamatu. Nimega siis AI transformatsioon. Selleks, et saada see esimene pilt, mis tehisaru on, mis on tööriistad. Aga põhimõtteliselt see ongi see nagu esimene samm. Ja siis teine samm, ja põhimõtteliselt ta peab toimima paralleelselt, on teadvustamine, et tehisaru on lihtsalt võimendaja sinu ettevõtte äriliste eesmärkide saavutamiseks. Et ei ole mõtet tegelema tehisaruga lihtsalt tehisaru pärast, sest kõik sellest räägivad ja sellest on kirjutatud palju ja nii edasi. Peab korraks istuma ja vaatama, mis on meie ärilised eesmärgid, mis on meie väljakutsed. Ja nüüd küsime küsimuse, kus AI saab meid aidata või võimendada selles, mida meie tänapäeval vajame või 2 aasta jooksul tahame saavutada. Ehk siis me esmalt tekitame endale arusaam ja teadmine, mis ta on ja mida ta võimaldab ja mida ta ei võimalda. Ja teine asi, me strateegiliselt vaatame, kuidas meie hakkame seda rakendama ja mille jaoks. Ideaalis peab kirja olema pandud. Meie eesmärk on rakendada AI 2 järgmise aasta jooksul selleks, et näiteks kasvatada oma kasum 30%. Ehk mul on puhtalt äriline eesmärk, ma ei räägi agentidest, ma ei räägi ChatGPT-st, Claude'ist. Ma räägin sellest, et ma näen tehnoloogia, ma näen potentsiaali. Ja siis, kui see on paigas, siis sellest 3. samm juba on hakata mõtlema, kuidas täpselt. Mis on need tööriistad, mis on need erinevad projektid, agendid, mida iganes, mida me nüüd peame tegema selleks, et saavutada seda eesmärki, mida me oleme paika pannud. No ma näen siin nagu 2 sellist võimalikku teed, et üks on nüüd see, et firma, kus on täna näiteks, ma ei tea, 10 või siis ka 100 töötajat, edaspidi teeb midagi 3 korda paremini, kõik töötajad saavad rohkem vaba aega ja võib-olla heal juhul ka rohkem raha. Ja see on nagu variant 1. Variant 2 on see, et selle 100 firmaga või 100 töötajaga firmas peaks edaspidi olema ainult 40 töötajat ja ülejäänud 60 peaksid ilma rahata koju minema. Et kus poole need suunad nagu liiguvad? See kõik on väga ettevõtte spetsiifiline, aga põhimõtteliselt me võime öelda, et meil on 2 tüüpi ettevõtteid. Esimene tüüp on see arenev ettevõte. Ettevõte, kes tahab kasvata, kes on võimeline
teenindama rohkem kliente, kes tahab minna välisturule. No seal on ilmselt see variant A siis, et tehisaru hakkab pakkuma rohkem võimekust. Ja siin tavaliselt juht küsib minu käest järgmine küsimus. Kuidas meie saaksime olemasoleva meeskonnaga teha 2 korda rohkem, 3 korda rohkem? See on see eesmärk. Ehk siis ühe inimese produktiivsuse tõstmine. Okay. Ja on olemas ka variant B kindlasti. See on ettevõte, kus on näiteks kulud üleliia kõrged, kus võib-olla turg on keeruline, kes saavad aru, et nad peavad põhimõtteliselt optimeerima enda kulubaas. Ja seal nad otsivad, kus on need kohad, kus võib-olla mingi protsessiga meil tänapäeval tegeleb 100 inimest, aga võiks olla 20 või 10. See ei tähenda ilmtingimata, et nad valandavad inimesi, võib-olla need inimesed liiguvad kuskile muude valdkondadesse ja nii edasi. Aga nagu ma ütlesin, siis ikkagi see on ettevõtte spetsiifiline ja sõltub sellest, mis on organisatsiooni eesmärgid. Ja need eesmärgid ongi erinevad ja need eesmärgid on iga organisatsiooni jaoks õiged, sest kui näiteks organisatsioon ettevõte on kahjumis, ega ta kas või sureb või elab välja rakendades selle jaoks vajalikud meetmed. No kuidas teil praktika täna on? Sa oled ettevõtteid juba kõrvalt näinud erinevaid näiteid. On seal kõik nagu edulood või ka vastupidi, kuidas need asjad läinud on? Läinud on erinevalt, sest ettevõtted on ka erinevad. Ma ütlen nii, et alati on olemas ettevõtted ja me eelistame ka töötada nende organisatsioonidega, kus juhtkonna tasemel ja omaniku tasemel on olemas selge ambitsioon. Ideaalis kasvu ambitsioon. Et nad tahavad rakendada AI selleks, et ettevõtte panna arenema, selleks, et töötajad töötaksid paremini, kiiremini, et pakkuda klientidele rohkemat väärtust ja nii edasi. Aga kindlasti on olemas ka ettevõtted, kes tulevad ja ausalt ütlevad, et meil on selline väljakutse, et meil on liiga kõrged kulud, aga meil on soov, tahe, see on meie jaoks prioriteet seda probleemi lahendada, et hakkamegi lahendama. Et see on siis üks tüüp, ma ütleks nii, juhte ja osanike, inimesi, kellel on olemas selgus, mida nad tahavad, kellel on olemas motivatsioon ja tahe tegeleda. Siis on olemas ka väga palju ettevõtteid, juhte, kes vaatavad selle peale nagu nice to have. Et katsetame midagi, proovime midagi, aga see ei muutu strateegiliseks prioriteediks. Ja hästi tihti siin edulugusid puuduvad, sest hästi tihti siin ei tehta piisavalt palju ajalisi investeeringuid, et jõuda mingi hea tulemuseni. Et näiteks alustatakse mingi koolitusega, proovitakse mingid asju, ja siis kõik jääbki toppama. Sest on oluline saada aru, millest me varasemalt rääkisime ka. See elektrimootori näide. See tehase ümberehitamine ei ole lihtne asi. Ja on ilmselge, et ükski juht või omanik ei taha oma tehast hakata ümber ehitama. Ta on ju juba ehitanud seda 10 aastat või 20 aastat või 30 aastat. Aga see määrabki tulevikku. See otsus, mida see juht või omanik teeb, see määrab seda, kus tema tehas või ettevõtte organisatsioon on 5, 10, 15 aasta pärast. No ma näen siin ühte ka sellist päris huvitavat aspekti, kui ma selle jutu peale mõtlen, et selline väike ettevõte, kellel on ambitsiooni kasvada ja kus kõik justkui panustavad, me oleme siin, teeme veel rohkem, võtame AI kasutusse. See on kõik siuke väga ilus tee ja see võikski olla väga äge. Aga kui me paneme nüüd siia kõrvale, kuidas me siis ütleme, võib-olla mõne suure riikliku asutuse või mõne sellise suurega võib-olla isegi ettevõtte, kes on tõesti juba niimoodi nagu hoomamatult suur, ütleme siis nii. Siis seal võiks ju tekkida hoopis selline olukord, et selline heas mõttes tavaline töötaja avastab, et aga ma teen seda oma aruandlust ja raamatupidamist ju oma chat GPT-ga siin 5 korda kiiremini, kui ma eile tegin. Ja ta tahabki hoida sellest oma töökohast kinni, ta teebki selle, nimetame siis salaja seal ära, küsib ikka sama palju palka ja tema jaoks on nagu väga äge, ehk et tema vaatest justkui oleks väga halb, kui nüüd aurumasinat hakatakse elektrimootoritega asendama, sest et tema on oma lokaalsel töökohal juba selle elektrimootori sinna pannud, selle arvelt naudib palju rohkem vabadust. Et on ka see nagu reaalne stsenaarium? See on absoluutselt reaalne stsenaarium. Ma siin töötan 3 kuud juba, nõustan ja konsulteerin ka Luminor Panka tehisaru transformeerimise ja juurutamise osas. Luminor Pangas on 2500 töötajaid. Ja tehisaru juurutamine käib täishooga. See tähendab, et inimestel on olemas tööriistu ja võimalusi neid kasutada. Ja ma võin öelda, et on olemas 3 tüüpi inimesi. Esimene on see, kes näeb tehisarul põhineva tööriista, näeb koheselt võimalusi, õpib neid, hakkab neid rakendama, jagab tulemusi, räägib sellest teistega, aktiivselt areneb ja paneb ettevõtte arenema koos temaga.
on olemas teine tüüp inimesi, kes kasutavad AI-d selleks, et lihtsalt teha enda töö kiiremini, et võib-olla sellest ei räägi, aga nagu sa mainisid, et võib-olla nad lihtsalt saavad paar vaba tundi päeva selleks, et kohvi juua või midagi muud teha. No see tundub töötaja vaatest ka täiesti inimlik, täiesti loogiline, sest et tema ei vaata ju, kas Luminor panga näite tõid, ega siis võib-olla selline keskastme ametnik ei vaata seda siis omaniku pilguga, samas oma palga kätte ja ta tahakski teha võimalikult vähe tööd selle sama raha eest. Aga on olemas ka kolmas tüüp inimesi ja see on minu meelest nagu isegi halvem näide kui see teine, aga see teine ei ole üldse halb. See kolmas tüüp inimesi on see, kes ei tee mitte midagi. Sest vaata, see teine näide, mida sa tõid välja, see on ikkagi positiivne, sest inimene on tuvastanud, näinud võimalusi, ta on rakendanud neid. Jah, ta kasutab seda selleks, et saada mingi enda isiklik kasu. Aga mis sellest? Siis sul on juba võimalus kuidagi võib-olla avastada teistsugune lähenemine sellele inimesele, motiveerida teda teistpidi. Aga tänapäeval väärtust loovad need inimesed, kes on avatud meelega, kes katsetavad, kes proovivad asju teha teistpidi. See ei ole nii oluline, mis on nende motivatsioon ja see on täitsa loomulik, et inimese loomulik motivatsioon on enda palk või mis iganes ta veel tahaks saada. Ja see on ka väljakutse organisatsioonide jaoks, kuidas leida see õige motivatsioonisüsteem, selleks, et selliseid inimesi toetada. Et nad mitte ainult ei teeks seda, et saada paar vaba tundi, vaid nad teeks ka selleks, et võib-olla kasvatada enda osakonda, võib-olla panna teisi enda kolleege tegema samamoodi. Ja siis võib-olla nad saavad rohkem kui lihtsalt 2 vaba tundi nädalas. Ja sa tõid veel näite, kes see kolmas inimene on, kes ei tee üldse midagi. Mul jäi see mõte kuidagi pooleli, et see on siis keegi, kes käib tööl, saab palka, aga kes ignoreerib põhimõtteliselt tehnoloogiline areng, kes näeb, see ChatGPT on liiga keeruline, on vaja õppida või ma ei viitsi või paljud inimesed lihtsalt võtavad sellist nagu kaitsepositsiooni, et see ju võtab minu töö ära. Miks ma nüüd peaksin kasutama seda või õppima seda? Mainisidki seda, et võtab töö ära. On see täna reaalsus? Kas Luminor pangas on inimestel võtnud AI juba töö ära? Pigem vähe, aga kindlasti see on reaalsus. Ja siin võib öelda niimoodi, et mida suurem on ettevõte, mida suurem on organisatsioon, seda rohkem on seal selliseid tüüpprotsesse ja seda rohkem on seal inimesi, kes on hõivatud nende tüüpprotsessidega. Ja AI esmajärjekorras on kasulik seal, kus meil on suuremahulised tüüpprotsessid. Klassikaline näide, isegi mitu, aga esimene on klienditugi. Klienditoes AI on juba mõjutanud inimesi nagu hästi palju, eriti Indias, eriti USAs, kus klienditugi osutatakse inglise keeles ja AI on inglise keeles meeletult head ja kus klienditugi on olnud lihtsalt nagu käsitöö, kus istus mingi 10 000 inimest, kes lihtsalt istuvad ja töötlevad mingid klientide poolt tulenevad kirju ja tänapäeval AI teeb seda tööd suurepäraselt ja selle tulemusena jah, tõsi küll, ma arvan 10 000 inimesi Indias on juba enda tööd kaotanud sellisel kujul. Ja selliseid näiteid hakkab tulema rohkem ja rohkem, aga meil siin Eestis ongi eripära, et meil on pigem vähe suuri ettevõtteid. Ja hästi tihti väikeses ettevõttes esineb selline olukord, kus sul nagunii töötab ainult 10 inimest. Ja isegi kui sa automatiseerid ühe inimese pool töö ära, sa ikkagi, vabandust, ei saa teda vallandada, sest ülejäänud pool on oluline ja sul on ainult üks inimene. Jah, et see ongi nagu minu meelest väga äge väljakutse Eesti ettevõtete jaoks. Meil paljud Eesti ettevõtted ei saa kahjuks või õnneks mõelda kulude optimeerimise peale. Selle asemel nad peavad mõtlema, kuidas kasvada. Kas täna, kui inimene nüüd kliendi toesse helistab siin Eesti firmades, on ju ka ilmselt sellega tegeletud, selline üldine mentaliteet just on, et ma tahan rääkida inimesega, et mingid robotid ja ei saa aidata ja nii edasi. Kas oleme me ikkagi varsti olukorras, kus tegelikult see kõne vastuvõtja AI ei ole üldse vähem pädev kui inimene ja vastupidi või teistpidi, kas sellel helistajal on kuidagi võimalik näiteks ka öelda, et pagan, jälle sina AI agent, ma ei taha sinuga rääkida, ma tahan hoopis rääkida Velloga. Alustame sellest, et suurem osa inimesi tänapäeval ei helista, vaid nad kirjutavad. Kirjutavad e-maile või Facebooki või veel kuskile. Ja seal nad ei pruugi isegi saada aru, et AI vastab. Aga kindlasti tänapäeval meil on ka kohustus teavitama inimesi sellest, et AI vastab. Aga mina ütlen nii, et inimesed mitte kunagi ei loobu heast teenindusest. Inimestele ei meeldi halb teenindus. Ehk siis, kohe kui me jõuame AI-ga või AI arenguga nii kaugele, et ta tõesti lahendab nende probleeme.
siis see ongi oluline. See ei ole enam, jah. Ja seda näitab hästi see, kui suure rõõmuga ka siin Eestis on meil inimesed võtnud kasutusele need automaatkassad poodides. Mitte keegi ei taha tavalises kassas seista enam. Eks ta nii ongi, et ühtepidi ma saan nagu aru kuidagi sellist inimlikust murest, et inimene tahab rääkida inimesega, aga teistpidi ka ise tõesti hakates ka enda neti sellise, kuidas ma ütlen, suhtluse peale kas või mingites poodides, ma ei tea, Amazon esimesena karga mulle pähe, ma ju lõpuks ei teagi, kellega ma räägin. Kui ma seal kliendi tukke kirjutan ja sinna alla isegi kirjutab mingisugune have a nice day Chris, eks ole, no see tegelikult, kas seal oli päris Chris või oli seal agent, eks ole, ma ei teagi, kui ta lahendas minu mure ära, siis see lahendati ära. See ei ole ka oluline. Sinu jaoks on oluline, kas mure on lahendatud või ei ole lahendatud. Kui see ei ole lahendatud, siis tulevad need teised küsimused, kas äkki seal on tehisaru ja nii edasi, jah, absoluutselt. See on tõsi, aga mida siis siin kokkuvõtteks nüüd öelda? Muidugi ilmselt kõige lihtsam oleks öelda, et olekski lugeda raamat läbi. Ma saan aru, et raamatus ongi põhimõtteliselt punktidena ikkagi need ja paljud küsimused lahti võetud, mis just peaks siis sellise firma AI transformatsiooni seisukohast ära tegema, et otsast peale mõelda, kuidas saada paremaks. Täpselt nii, et ma olen siin viimase 4 aasta jooksul viinud läbi kümneid ja kümneid töötube ja koolitusi väga paljude suurte ettevõtetega ja kogu aeg ma näen, et on esinemas ühed ja samad küsimused. Et esmaselt, mis on need valdkonnad, kus AI tõesti loob väärtust, milles me peaks mõtlema, kuhu üldse hakata rakendama. Teine, kuidas ja kust alustada, mis need sammud on, mis peab olema valmis, kuidas tagada seda, et me lihtsalt ei raiska raha, vaid joome tulemustni. Ja ma lihtsalt otsustasin, et ma istun korraks ja panen seda kõike kirja. Et siis on ka juhtidele, omanikutele natuke lihtsam, et siis ka näiteks kui meie pragmaatika AIs teeme koostööd nende organisatsioonidega, me saame jagada nendega seda materjali, et siis meil on olemas teatud nagu baastase. Me räägime üht keelt, me saame aru, mis on need põhimõtted ja ma arvan, et see ongi hea samm, esimene samm, mida teha, et kui endiselt juhil või omanikul puudub see selgus, mida see AI meie jaoks tähendab, mida meie teame, peame tegema, kuidas AI peab suhestuma meie strateegiaga lähitulevikus. See lihtsalt võtta meie raamat, see ei ole väga pikk, see on ainult 70 lehekülge, seda saab üsna kiiresti läbi lugeda ja seal saabki kätte need praktilised näpunäited, näidised ja ka sammud. Et mida peab tegema, kuidas tegema, kust alustada, millega arvestada ja kuidas panna paika see tegevuskava. Küsin kiusliku küsimuse ka, kas ikkagi raamatu kirjutasid sina, mitte agent? Raamatu olen kirjutanud mina, aga kindlasti ma olen selles kasutanud tehisaru abi selleks, et võib-olla näiteks mingid mõtted kokku panna ja nii edasi. Et kindlasti tehisarul on ka, tehisaru võib nimetada minu kaasautoriks. No see küsimus oligi taotluslikult kiuslik, sest ega mina oma töös kirjatükke tehes ikkagi ei saa salata, et tehisaru on väga abiks, aga sa pead tegelikult selle tulemuse alati ise kindlasti esiteks läbi lugema ja võib-olla ka ikkagi halvemal või paremal juhul ümber sõnastama või korrigeerima. Ja absoluutselt. Et minu kogemus praegu on sellega selline, et inimene peab alati juhtima protsessi. Just tähendab, et sisend tuleb inimese poolt. Mõte, kogemus, ekspertiis tuleb inimese poolt. Mida saab AI teha? AI saab seda ilusasti kokku panna. AI saab leida õiged sõnad väga erinevates keeltes, kuidas seda väljendada. AI saab genereerida sulle ilusaid pilte ja illustratsioone, et veelgi paremini seda mõtet väljendada. Et nagu koostöös AI-ga sa tänapäeval saad teha midagi, mida varasemalt sa ei saaks teha kas või, ma ei tea, pika ajaperioodiga või see ei oleks üldse võimalik ilma selleta, et sa palgaks mingi teisi inimesi, investeeriks selles raha ja nii edasi. Ma sellega täielikult nõustun, et ei taha seda mõtet isegi pikaks venitada, aga tõepoolest, kus iganes valdkonda sa tegelikult täna vaatad, inimene, kellel vähegi on leidlikkust, saab meeletult oma produktiivsust tõsta. Just. Seda võib täitsa üldistades vist öelda. Aga ütle veel kord, raamatu pealkiri ka lõppu, raamatust me oleme palju rääkinud, kuidas see täpne nimetus selle on? Raamatu pealkiri on AI transformatsioon. Ja autor on siis Andres Gavriljuk ja samuti rääkis meile Andres Gavriljuk, pragmaatik AI. Tore, aitäh!